Tere! Täna räägime digitaalsest ID-st, lastekaitse või siis uus kontrollsüsteem. Nagu tavaliselt siin kanalil ma üldiselt ei räägi asjadest, mis nagu on seotud otseselt Eestiga, nagu Eesti uudised. Samas, ID, digitaalne ID on Eestis juba igal pool kasutuses. Aga see on tsipa teistsugune kui see, mida me näeme lääne ühiskonnas. Ja sellest ma siis räägin täpsemalt, miks ta on nagu erinev. Samas võib-olla kui aeg edasi läheb, siis ta nagu muutub samasuguseks nagu see ID-süsteem, mida nad soovivad teha Suurbritannias, mida nad soovivad teha Austraalias, Uus-Meremaal ja ka Saksamaal sisuliselt. Ja ka Hiinas. Hiinas on ka ID. Aga jah, alustame siis sellest, et Suurbritannia kuningas oma kõnes ütles üpris rahulikult välja lause, mis siis peaks tegelikult inimesi natuke rohkem huvitama. Ütles ta põhimõtteliselt järgmist, et minu ministrid jätkavad ka digitaalse ID kasutusevõtuga, mis moderniseerib seda, kuidas kodanikud suhtlevad avalike teenustega. Ja et te ei arvaks, et ma siis mõtlesin selle välja, siis ma lasen ka väikse sükese klipi. Kaua see ei kesta? Kuulake ära ja siis lähme edasi. My ministers will also proceed with the introduction of digital ID that will modernize how citizens interact with public services. Mis ma võin öelda, kõlab ju igavalt, väga bürokraatlikult. Peaaegu nagu iga järjekordne see e-riigi uuendus. Aga kui vaadata, kuhu see loogika võib lõpuks viia, siis asi ei ole enam lihtsalt selles, et sul on mugav riigi portaalis sisse logida ja asju teha. Küsimus on selles, et kas digitaalne identiteet muutub ühel hetkel lihtsalt mugavaks tööriistaks või siis hoopis nagu ligipääsuloaks ühiskonnas osalemiseks. Ja siin tuleb mängu ebamugav võrdlus Hiinaga. Hiinas ei ole digitaalne idee lihtsalt mingi tore tehnoloogiline lisand, mingi mugavus. See on osa palju suuremast süsteemist. Kui sul ei ole kehtivat digitaalset ligipääsu, siis võib see väga lihtsate otsustega piirata su võimalust kasutada ühistransporti, siseneda avalikesse kohtadesse või teha asju, mida normaalne inimene peab igapäevaelu osaks. Euroopast me oleme kuulnud igasuguseid huvitavad mõtteid maailma majandusfoorumilt. Oleme ka kuulnud igasuguseid mõtteid, kus soov siduda personaalne digitaalne ID siis süsiniku kasutusega, et siis vastavalt kui palju sa oma palju sa nii-öelda süsinikku iga kuu kasutad, siis kas lasta sul ühistransporti kasutada või isiklikku transporti või näiteks ei müüda sulle enam bensiini, kuna sa oled selle kvoodi täis lasknud, kvoodi ära täitnud. Samas on see jutt kasutusel ka näiteks lihasöömisel, et kui sul on kvoot täis, siis sorry, liha sina see kuu enam ei söö. Söö soojat või muid asju. Aga jah, pandeemia ajal nägime seal juba päris hästi, mida selline süsteem tähendab. Et inimesed seisid järjekordades, ka lumetormis, et teha PCR-teste. Mitte ainult sellepärast, et nad olid tohutult entusiastlikud kodanikud, vaid sellepärast, et kui sa nagu süsteemile ei allu, ei tee nii nagu palutakse, siis võib su digitaalne ligipääs lihtsalt kinni minna. Ja kui see kinni läheb, siis elu muutub väga kiiresti keeruliseks. Hiinas ilma positiivse PCR testita sul ei olnud õigus kasutada ühistransporti.
sisuliselt, kuidas ma ütlen, et kui sa Tallinnas näiteks oled, lähed ühistransporti, siis oma rohelise kaardiga või siis telefoniga viipad seal sellele, issand jumal, terminalile, mis on bussis. Ja siis ta ütleb, et pilet kehtib või midagi sarnast. Või siis et palju see rahaline bilanss on. Hiinas on põhimõtteliselt samasugune, aga lihtsalt ütleb, et kas sa näitab rohelist või punast tulukest. Rohelisse sa saad sõita, punane tuluke, siis sorry. Midagi läks sinu digitaalse ID-ga viltu. Sa ei tohi sõita ühistransportis. Aga jah. Ja see ongi nagu digitaalse ID kõige olulisem küsimus. Mitte see, kas tehnoloogia ise on mugav. Muidugi on mugav, sellest pole nagu küsimus. Küsimus on selles, kes kontrollib ligipääsu ja millised kaitsemehhanismid on olemas, et seda ei kasutataks poliitilise, sotsiaalse või mingisuguse administratiivse survevahendina. Sest kui riigil on tehniline võimalus ühe nupuvajutusega muuta inimene mitte sobilikuks, mitte vastavaks. Nõukaajal oli hea sõna nigodin, see on siis mitte sobilik. Siis on täpselt sama vibe. Siis peab et seda ära hoida, peab olema väga tugev raamistik seaduslik, mis takistaks selle kuritarvitamist. Kui seda raamistikku ei ole, siis me ei räägi enam lihtsalt digitaalsest dokumendist. Me räägime ligipääsust tööle, pangale, ühistranspordile, sotsiaalmeediale, avalikele teenustele ja sisuliselt normaalsele elule. Inglismaal toimub praegu ka see, et käik, kus nad sunnivad kõiki inimesi nii-öelda ennast identifitseerima, kui sa soovid minna sotsiaalmeediasse. Rääkimata ühistranspordist ja pangast. Ja siin tulebki kõige kummalisem osa. Veel üsna hiljuti oli digitaalse ID suhtes väga suur skepsis. Et hoolimata, mis Eestis toimub, on välismaal suhtumine teistsugune. Pandeemia ajal rääkisid paljud inimesed, nii parempoolsed kui ka vasakpoolsed, et on tulemas mingisugune mis on Great Reset, oleks inglise keeles, eesti keeles oleks siis suur taaskäivitamine. Ehk siis sisuliselt räägiti, et digitaalne jälgimine ja kõik need süsteemid on ohtlikud. Mäletate küll seda meeleolu, et inimesed protestisid igasuguste naljakate, loljakate mõtete pärast. Mitte ei protestinud, kirjutasid Facebooki ja põhimõtteliselt ajakirjandusse, et nad ei soovi seal elada kapslis, nad ei soovi süüa putukaid ja nad ei soovi selle juraga tegeleda. Viimasel ajal hästi populaarne see igasugused putukasöömine ajalehtedes on ka kogu aeg. Üritatakse mingisugused burgerid maha müüa, siis üritatakse kirjutada igasugused teadusartiklid, et on leitud, issand jumal kohe, ma tean, see kõlab kahtlaselt, aga see prussaka piim, mis on mingi uus supertoit. Ühesõnaga, nad leiavad erinevaid viise ja erinevaid teemasid, mida nii-öelda inimestel peale suruda. Ning läbi meedia ja igasuguste nende nii-öelda teadlaste ja muude struktuuride üritavad teid veenata selles, et see on hea, et see on vajalik ja jumal hoidku, see on tervisele kasulik. Või võite ise guugeldada, see on see mingisugune, põhimõtteliselt ongi lihtsalt cockroach milk, the new superfood. Saate ise lugeda ja natuke naerda või siis hirmus nii-öelda vabiseda, aga see on teie valik.
jah, aga nüüd tundub, et osa inimesi on vaikselt nagu hakanud ümber mõtlema, et võib-olla ikka elaks kapslis, võib-olla ikkagi kasutaks digitaalset ID-d, võib-olla on see kõik tegelikult päris mugav. Me oleme nagu näinud selles mõttes, et on muutunud selle inimeste suhtumine digitaalsesse ID-sse, on muutunud aja jooksul inimeste suhtumine nii-öelda tukate söömisesse ja nii edasi. Üks veel loosung, mis oli põhimõtteliselt alates pandeemiast, pandeemia perioodil, ma ei mäleta, kas see oli ennem või pärast või selle ajal, oli samas selles majandusfoorumis, kus on siis hästi kurikuulsaks saanud see lause, et you will own nothing and be happy. Ehk siis eesti keeles te ei oma mitte midagi, kuid olete õnnelikud. Et mõned võivad väita, et see nagu kontekstist välja revitud, aga noh. Võite ise seda kõike vaadata ise, kui palju kontekstist nad on välja rebitud, ega nad seal foorumil tegelikult väga midagi ei peida, nad räägivad üpris selgelt, mis nad arvavad. Ja mis nii-öelda tulevikus hakkab olema. Et noh, selle jaoks, et tegu oleks vandenõuteooriaga, on vaja, et inimesed salaja lepiksid kokku ja tegutseksid nii-öelda. Aga kui nad teevad seda avalikult kõige ees, siis noh, sorry, see ei ole vandenõuteooria. Palun kasutage mingit teist terminit siis. Aga jah, lähme teemaga edasi. Et kui vaadata toetust või siis vastasseisu digitaalsele ID-le, siis pilt ei ole enam sugugi nii üheselt kriitiline. Mõnes küsitluses nagu jääb nende hulk, kes seda selgelt ei toeta allapoole. Vanusegruppide kaupa muutub pilt veel huvitavamaks. See näitab üsna hästi, et nagu avaliku vastupanu ei ole nagu eriti korraldatud. Ja noh, digitaalse õiguste teema on küll internetis olemas olnud, aga sellest nagu ei ole saanud tõsist poliitilist kampaaniat. Selles mõttes, et vanusegruppide järgi on sisuliselt see, et noored on poolt ja sellises keskealised on sisuliselt vastu. Minu vanused. Need on need, kes nagu on elanud siis perioodil, mil on vaba internet on olnud. Ja noh, vanad on muidugi ID poolt. Ehk siis noh, võib öelda, et rahvastik on muutunud ja nüüd on rohkem inimesi ID poolt. Ja noh, eks see on ka see, et mis ettevõtted ja muud MTÜ'd panevad raha sisse, et kas siis nii-öelda pooldada seda digitaal-ID-d või siis selle vastu. Nii-öelda, et teadlikkust laiendada. Ja samas noh, eks nii need asjad nagu sellised lähevadki, et mitte suure mingisuguse vandelõunlise pasunaga, vaid täiesti tavalise argumendiga, et nad kaitsevad lapsi nii-öelda või siis mingisugused on seksuaalkuritegude vastu või mida iganes. Internet on olnud vaba nii-öelda viimased 20 aastat ja järsku nad otsustasid, et nüüd on vaja kaitsta lapsi. 20 aastat ei olnud vaja, nüüd on. No, 30-20, ma ei tea täpselt. Aga noh, see on nagu klassikaline võte, et kui tahad ühiskonnas midagi väga ulatuslikku läbi suruda, siis kõige lihtsam on öelda, et see on laste kaitseks. Teine variant oleks terrorismi vastane võitlus, aga noh, seekord lihtsalt valiti lapsed. Ja korraga ongi vasak ja parem pool suuresti nõus, et lapsi, jah, tõesti tuleb kaitsta, muidugi tuleb. Keegi ei vaidle selle vastu. Aga noh, küsimus, mida palju vähem küsitakse, on see, et mis hinnaga. Ja veel olulisem, mis juhtub siis, kui
lapsest saab täiskasvanu ja ta peab elama selles süsteemis, mis me talle nii-öelda kaitsmise nime all valmis ehitasime. Selle loo juures ei ole eriti huvitav selle loo juures on eriti huvitav see, kuidas kogu asi algas nagu pornograafiast. Et nüüd, kui nagu keegi lapsed kuulavad, siis ärge kuulake. Et kui internet oli noorem, siis nagu pornograafia oli sisuliselt internetis igal pool. Kes vähegi soovis, see leidis selle. Väga vähe oli reguleeritud. Väga segane ja ausalt öeldes üsna metsik keskkond oli selle. Aga jooksul hakkas nagu internet ise muutuma. Google lisas igasuguseid filtreid, sotsiaalmeedia platvormid tegid reegleid, et pornograafiat ei pandaks otse nagu seal eelvaatetesse või pisipiltidesse. Pornolehed muutusid eraldi keskkondadeks. Vanemliku kontrolli võimalused paranesid. Ühesõnaga, süsteem muutus vaikselt kontrollitumaks. Et selles mõttes, kui te ise lähete Twitterisse või sinna X-i, et te ei leia niisama pornograafiat seal, kui seda üldse on võimalik näha. Ei, vabandust, on küll vist võimalik näha. Aga ta küsib eelnevalt minu meelest 2 korda, et kas sa oled kindel, et sa tahad seda näha. Ei, algul ta ütleb, et see on mingi tsensuuritud teema vist. Ja siis peale seda ta küsib, kas sa oled kindel, et seda on näha. Ühesõnaga, tänapäeval niisama ei ole võimalik näha mingisugust pornograafilist teemat. Sa pead ikka konkreetselt seda otsima. Aga jah, see ei ole nagu täiuslik, aga suund oli olemas. Ja siis umbes mingi 20-21 aasta paiku muutus nagu tehnoloogiline pilt. Tekkis tehisintellekt, leiutati tehisintellekt. Ja näotuvastus arenes ka üsna kiirelt. Ja üsna ootamatult tekkis nagu läänes massiline moraalne paalika selle üle, et 16 või 17 aastane noor võib internetis näha midagi, mida ta ei peaks nägema. Ehk siis paljast tädi või paljast onu. Ma arvan, et maailmas on palju hullemaid asju, millele võiks nagu keskenduda, aga see selleks. Ja mis on see lahendus? Lahendus on see, et kõik täiskasvanud peavad ennast tuvastama. Ehk selleks, et kaitsta alaealist internetti, peab iga täiskasvanu oma isikuandmed kuhugi süsteemi üles laadima. Seejuures kasutatakse väga lihtsalt võrdlust. See on aga paaris dokumendi näitamine. Aga see võrdlus on üsna nõrk. Sest kui sa lähed baari ja näitad dokumenti, siis baari töötaja vaatab seda, tavaliselt ta ei skaneeri seda, ta ei salvesta seda andmebaasi, ta ei loo sinu kohta profiili, ta ei jälgi, millise laua taha sa istud, kellega sa räägid ja mida sa edasi teed. Internetis on asi teistsugune. Kui sa annad oma ID mõnele veebiteenusele või vanuse kontrolli ettevõttele, siis see info võib liikuda läbi andmebaaside, kolmandate osapoolte ja tehniliste süsteemide, mille üle sulle endal mingit kontrolli ei ole. Ja isegi kui sulle öeldakse, et ära muretse, me kustutame andmed ära, siis tegelikult küsimus on, kas me lihtsalt usume seda. Sest kui andmed kord lekivad, siis kahju ei ole võrreldav sellega, et keegi sai teada sinu salasõna. Salasõna saad sa muuta. Pangakaardi saad sa kinni panna ja uue tellida. Aga kui lekib sinu isikukood, aadress, dokumendi andmed ja muu püsiv identiteedi info, siis seda enam ei ole nii lihtne tagasi võtta. Mõnes riigis ei saa nagu sellist numbrit sisuliselt üldse vahetada. Ja kui kellelgi on piisavalt palju sinu isikuandmeid, saab ta neid kasutada pangaga suhtlemiseks, internetipangas tegutsemiseks või sinu nimel muid toimingud teha. Tegelikult ma ei tea ühtki nagu riiki,
Euroopas ma ei ole nagu väga uurinud, aga ma ei ole kindel, et Euroopas on võimalik niisama isikukoodi muuta. Ja noh, siis tekib küsimus, et miks täiskasvanud peavad midagi tõendama? Kus on vanemlik kontroll? Miks ei või meil olla lihtsalt nagu arvutid, mis on nagu täielikult vanemate kontrolli all, kes siis näevad, kuhu lapsed lähevad ja mida nad teevad. Ja saavad jooksvalt näiteks blokeerida midagi. Miks pered on sellest nagu teemast üldse kõrvale jäetud? Puudub täielik vanemlik vastutus. Ma ei pane siin süüks vanematele, ma räägin sellest, et nad on põhimõtteliselt teemalt nagu kõrvale jäetud. Aga jah, kui su info lekib, see ei ole nagu väike probleem. See on väga suur turvarisk. Ja selliseid lekkeid on juba toodud näitena välja. Üpris, viimasel ajal väga tihti. Räägitakse miljonitest inimestest, kelle andmed on lekkinud. Räägitakse juhtumitest, kus isikuandmed, sotsiaalkindlustusnumbrid või muud tundlikud andmed on sattunud nii-öelda tumeveebi, darkneti. Ühes näites mainiti näiteks Rumeeniat, kus väidetavalt puudutas andmeleke umbes 4 miljonit inimest. Prantsusmaal on lekkinud, Inglismaal on lekkinud. Sama see Euroopa uus mingisugune digi-ID-süsteem esimese mingi paari tunniga häkiti sisse. Et need on põhimõtteliselt ükskord häkitakse sisse, ükskord lastakse internetti kõik. Su andmed on igavesti seal. No nagu tohutu hulk, mis on nagu viimasel ajal, viimaste aastate jooksul nagu lekkinud. Sisuliselt on mainitud viimaste aastate jooksul lekkeid, mis on puudutanud 26 riiki. Ja umbes miljard nagu üksikisiku andmeid on lekkinud. Ja kui me elaksime nagu maailmas, kus inimesed tõesti peavad digitaalset identiteeti ülioluliseks ja usaldusväärseks süsteemiks, siis selliseid lekkeid nagu nende lekkete kohta peaks olema nagu uudised kogu aeg. Mitte nagu väike mingisugune tehnoloogia uudis kuskil tagumisel leheküljel, aga suur avalik skandaal. Et lekkisid tohutult koguses andmeid, kes on süüdi, kes vastutab. Aga tavaliselt ei ole. Ja siis tekibki küsimus, kas kogu debatt on tegelikult aus. Kui väidetakse, et digitaalne idee on vajalik selleks, et ühiskonda turvalisemaks teha, siis peaks andmete lekkimine olema nagu reaalne probleem. Et kui inimese digitaalne identiteet muutub, tema muudab nagu ligipääsu internetile, pangale, tööle ja avalikele teenustele, siis kui see identiteet nagu varastatakse, need andmed varastatakse, see ei ole nagu lihtsalt ebamugavus, see on nagu katastroof. Aga millegipärast see ei ole eriti populaarne nagu teema, millest rääkida. Palju rohkem räägitakse sellest, kuidas kaitsta lapsi internetist sobimatu sisu eest. Ja siin on veel üks oluline muutus. Alguses räägiti pornograafiast. Siis liikus asi edasi sotsiaalmeediasse, siis otsingumootoritesse, siis tundliku sisu juurde. Näiteks vägivaldsed videod, poliitilised sündmused, mõrvakatsed, rünnakud, uudismaterjalid. Austraalia näitel on räägitud nagu e-turvalisuse ametnikest, kes tahaksid piirata noorte ligipääsu teatud vägivaldsetele videodele. Need videod on näiteks protestid,
noh, täiesti tavalised nagu protestid, mis tänavatel toimuvad, seal inimesed saavad kokku ja seal oma poliitilist vaadet näitavad. Samas ka näiteks konkreetselt Austraalia ametnikud soovisid keelustada Ukraina neiu ukrainlase Irina pussitamist ühistranspordis tummetanahalise härrasmehe poolt, sest antud teema oli natukene liiga tundlik. Ühendkuningriigis soovitakse samamoodi igasugused siuksed protestid, igasugused nii-öelda problemaatilised vägivaldsed videod keelustada alaealistele. Kuigi nagu Ühendkuningriigis tekib nagu omamoodi absurdne olukord, võib-olla ka Austraalias, et 16-aastased võivad nagu teatud poliitilistes protsessides osaleda. Nad minu meelest vähendasid seda valimisvanust. Et nad nagu samal ajal on neil nagu piiratud ligipääs sotsiaalmeediale, sest neil ei ole nagu vastavalt vanust 18 pead olema, et vaadata sotsiaalmeedialt, sest seal võivad olla problemaatilise sisuga videod. Aga teiselt poolt oled sa nagu piisavalt vana, et juba käia kohalikes nii-öelda omavalitsuses hääletamas kohalikke valimisi. Aga jah, meil on nagu ta on. Et noor inimene võib olla piisavalt küps, et nagu osaleda demokraatias, võib hääletada, aga ta nagu ei ole piisavalt küps, et näha, millest nagu, mis on need teemad, millest ta nagu võib hääletada. Ja kogu see süsteem ei jää nagu tõenäoliselt ainult pornolehtede juurde ja see ongi nagu põhiprobleem. Kui nagu tehniline raamistik on kord loodud, siis selle kasutusala kipub laienema. Alguses on pornograafia, siis on sotsiaalmeedia, siis on otsingumootorid, siis on uudised, siis võib olla mingisugune tarkvara paigaldamine. Et näiteks selle jaoks, et Windows paigaldada, sul peab olema mingisugune internetiühendus ja näiteks ka vastav ID. Windowsil on Microsoftil on igasugused võitavad ID-d, aga jah. Aga kui see kõlab nagu praegu liiga absurdse tulevikuna, siis tasub meenutada, et paljud asjad, mida 5 aastat tagasi peeti absurdseks, on nüüd täiesti normaalsed poliitilised ettepanekud. Siin tekib ka väga lihtne küsimus. Kes selle pealt teenib? Kes on need tugevad vanusekontrolli ettevõtted? Inglise keeles robust verification companies. Kes neid rahastab? Kui palju nad teenivad? Milliseid andmeid nad tegelikult koguvad? Kellele nad teenuseid müüvad? Sest see ei ole enam lihtsalt seaduse küsimus. See on ka ärimudel. Kui riigid loovad kohustuse, et iga veebiplatvorm peab kasutajad kontrollima, siis tekib kohe tohutu turg ettevõtetele, kes pakuvad vanuse ja identiteedi kontrolli teenuseid. Tuletan meelde, et viimasel ajal on hästi palju Euroopa Komisjoni poolt tulnud koodist, et meil on vaja oma sotsiaalmeediat, meil on vaja oma nii-öelda uudiseid ja nii edasi. Siis tekib küsimus, et nagu, kus on meie omad, miks meil pole neid? Ja kui nagu väga hoolikalt vaadata, oli meil paar algatust Euroopas, aga nad sisuliselt kõik pankrotistusid, kuna nad ei suutnud täita GDPR-i nii-öelda neid tingimusi.
see on siis see nii-öelda isikukaitse mingisugused seadused ja nii edasi. Et ei ole võimalik uuel noorel ettevõttel panustada nii palju raha, et täita kõiki neid Euroopa nõudeid. Ja sellepärast ongi meil olukord, kus Euroopas ei ole enda nii-öelda sotsiaalmeedia platvormi. Samas, meil ei ole ka enda nii-öelda teisi digi nii-öelda igasuguseid teenuseid. Sest Euroopas on seda sisuliselt võimatu teha, kui sa oled uus ja väike ettevõte. Kõik ettevõtted, kes meil olid, lõpuks müüdi Ameerikasse maha, millest on nagu oma ette tekkinud nii-öelda turg. Aga jah, et nagu kordan siis uuesti põhimõtteliselt, kui riigid loovad kohustuse, et iga veebiplatvorm jääb kasutajad kontrollima, siis tekib kohe nagu see tohutu turg nendele ettevõtetele. Aga need ettevõtted, kellest enamik inimesi pole kunagi mitte midagi kuulnud, võivad nagu järsku hästi lambist hakata teenima miljardeid. Näiteks on praegu meil Persona sarnane ettevõte, Persona ettevõte sisuliselt, kes siis pakub seda identiteeditehnoloogiat. Ja mõned ettevõtted on rääkinud, et iga see identifitseerimine maksab umbes mingisugune $2 mingi sarnast. Ehk sigar, kui teil on vaja seal ID-kaardi kus sisse logida, keegi kuskil maksab $2. Aga eks kui neid kui tehnoloogia areneb ja tekib rohkem ettevõtted, siin läheb alla, aga ega see nii palju alla ka ei lähe. Aga jah, et kui seda $2 korrutada nagu miljonite või miljardite kasutuskordadega, siis see ei ole nagu enam nagu mingi väike niši teenus. See on suur äri. Ja veel olulisem, kas need ettevõtted kontrollivad ainult seda, kas inimene on üle 18 aasta või nad kontrollivad midagi enamat. Kui vaadata osade nende ettevõtete nagu tehnilisi andmeid, tehnilist kirjeldust, siis ei vaata nad nagu ainult vanust, vaid kontrollitakse ka hulk muid andmepulke. Näiteks maksukäitumist, näiteks maksukäitumine on siis see krediidid nagu, kas sa maksad need õigeaegselt ära, palju sul neil on ja niimoodi. Näotuvastusvasted, terrorismiriskid ja muud sellist. Et tegu ei ole ainult enam vanuse kontrolliga, et nagu tegemist on nagu laia ulatusliku usaldus- ja riskiprofiiliga. Ja see on juba nagu täiesti teine teema. Sest kui iga inimene peab internetist ennast tuvastama, siis esiteks kaob anonüümsus. Mitte ainult nii-öelda kurjategijate jaoks, vaid kõigi jaoks. Muidugi öeldakse selle peale tihti, et riik saab siis nagu nii jälgida ja teatud mõttes saabki. Aga vähemalt varem tähendas see tavaliselt seda, et oli vaja konkreetset põhjust, ressurssi, menetlust, kohtuluba. Ja see tegi selle asja kalliks, aeglaseks ja piiratuks. Digitaalse ID maailmas võib aga jälgimine ja piiramine muutuda palju lihtsamaks. Mitte sellepärast, et iga ametnik iga päev vaatab sind, vaid sellepärast, et süsteem on ehitatud niimoodi, et seda oleks võimalik teha ühe nupuvajutusega. Kui sinu digitaalne ID märgitakse ebasobivaks või mitte vastavaks, siis võib äkki
võid nagu äkki avastada, et sa ei saa enam sisse logida platvormidele, kus ID-nõue on kohustuslik. Sa ei saa teha uut kontot, sa ei saa kasutada pseudonüümi, sa ei saa lihtsalt nagu uuesti alustada. Ja siin muutubki digitaalne ID palju suuremaks asjaks kui mugav autentimine lihtsalt. See võib muutuda ühiskondliku ligipääsu nagu väravaks sisuliselt. Samas peaks just selline areng tegema inimesi palju ettevaatlikumaks riigivõimu suhtes. Mitte tingimata nagu mingis anarhistlikus mõistes. Riigil peab olema oma kaitsevägi, seal politsei, kohtusüsteem, elementaalsed teenused, täiesti okei, täiesti arusaadav. Aga kui riigil on nii palju raha ja võimekust, et ta saab ehitada üha uusi järelevalveasutusi, komisjone, nõukogusi, digitaalseid kontrollsüsteemi ja maksuandmetel põhinevaid jälgimismehhanisme, siis võib-olla peaks küsimus olema hoopis selles, kas riigil on äkki liiga palju võimu ja liiga palju ressursse. Et nagu see, ma tahan öelda, et nagu terve reaktsioon ei oleks andke riigile veel rohkem kontrolli, aga seekord nagu meie inimeste kätte, õigetele inimestele. Et nagu selline terve nagu mõistlik reaktsioon oleks see, et vähendame kontrolli enda ulatust. Aga huvitaval kombel ei mõtle paljud niimoodi. Osa inimesi, eriti interneti parempoolsuses, nii-öelda dissidentlikus ruumis, ei ole riigivõimu vastu. Nad on lihtsalt selle vastu, et praegu kontrollivad riiki valed inimesed. Nende lahendus ei ole väiksem riik, vaid sama suur või isegi suurem riik, ainult teise juhtkonnaga. Nende inimestega, kes nagu on nende poliitilisest maailmavaatest. See on omaette maailmavaade, aga see ei lahenda põhiprobleemi. Sest kui sa ehitad väga võimsa kontrollsüsteemi, siis sa ei saa garanteerida, et sinu inimesed jäävad seda igavesti juhtima. Täna võib see süsteem tunduda kasulik, sest seda kasutatakse sinu vastaste vastu. Homme võib see olla kellegi teise käes ja siis kasutatakse seda sinu vastu. Ja praeguses poliitilises kliimas on see eriti riskantne. Me elame ajal, kus paljud poliitikud on ebapopulaarsed. Mitte ainult ühe partei või ühe riigi mõttes, vaid laiemalt. Inimesed tajuvad, et poliitikud on ettevaatlikud, riskikartlikud ja nagu väga lavastatud. Nad ei räägi enam eriti loomulikult, neile kõned kirjutatakse ette, kehakeel treenitakse ära, pressiesinemised on kontrollitud, kõik on turvaline, sile ja steriilne. Sellel on oma põhjus. Riskikartlik poliitik ei taha olla isiklikult vastutav. Kui konkreetne inimene teeb otsuse, saab teda vastutusele võtta. Saab küsida, miks sa seda tegid, kes otsustas, mis oli sinu põhjendus. Aga kui otsuse teeb komisjon, nõukogu, ekspertgrupp või sõltumatu amet, siis vastutus hajub ära. Poliitik saab öelda, mina lihtsalt järgin ekspertide soovitusi. Ja see on väga mugav. Vanasti olid näiteks poliitikud palju rohkem sunnitud avalikult vaidlema. Mitte ainult valimiste ajal, vaid pidevalt. Oli debatte, jutusaateid, pikki intervjuusi. Mõnes riigis kestsid poliitiline saade nii-öelda hilisööni. Idee oligi nagu selles, et lõpuks inimene väsib ära ja hakkab rääkima natukene vähem seda ettevalmistatud juttu. Vaid nii-öelda surve tõttu lihtsalt nagu hakkab lollusi vahepeal rääkima. Ja siis
Inimesed näevadki, et kõik poliitikud teevad vigu, kõik ütlevad vahepeal midagi kohmakat. Aga see oli nagu väga kasulik, valija nägi, milline inimene on päriselt. Mitte ainult siis, et kui ta loeb seal sellelt teleteksti 10 korda läbi harjutatud laused. Praegu on sellist poliitikat vähem, palju vähem. Millal me näiteks viimati nägime Ühendkuningriigis, et Labour on siis töölispartei või ütleme töölispartei ja Reform istuvad neutraalse saatejuhi juures, mitte siis propagandastuudios, vaid päriselt surve all ja publik saab vaadata, kumb suudab paremini nagu argumenteerida. Isegi Ameerikas on debatide kvaliteet kõvasti langenud. Minu meelest viimased sellised neutraalsemad ja normaalsemad debatid olid juba Obama ajal, siis kui nad olid veel vähemalt viisakad üksteise suhtes. Aga jah, selle asemel nagu liigume suunas, kus süsteem muutub aina tehnilisemaks, administratiivsemaks ja vähem isiklikult vastutavaks. Ja digitaalne idee sobib sellesse maailmapilti väga hästi. See on nagu puhas, efektiivne, mõõdetav ja näiliselt ratsionaalne. Täpselt selline tööriist, mida bürokraat armastab. Aga efektiivsus ei ole alati vabaduse sõber. Hiinas töötavad karongid, toit jõuab kohale, riik toimub. Inimesed elavad. Ei tähenda, et see oleks ühiskonna mudel, mida peaks nagu pimesi kopeerima. Ja siin ongi kogu loo tuum. Digitaalne idee ei ole automaatselt halb. Isiku tuvastus ei ole iseenesest kuritegu. E-riik võib olla väga kasulik. Eestis meil teatakse väga hästi. Ametid toimuvad, süsteemid toimuvad, sa ei pea füüsiliselt minema kuskile järjekorda paberid määrima ja nii edasi. Ei kujuta ette, kui kehva on väljaspool Eestit. Siin põhimõtteliselt ka Saksamaal või siis mingisugune Bulgaaria, Rumeenia. Siin on natuke raskem. Aga jah, vahe on selles, kas nagu digitaalne identiteet on kodaniku tööriist või riigi kontrollmehhanism. Kui see on tööriist, siis kodanikul peavad olema omad õigused. Peab olema kaitse, läbipaistvus ja võimalus süsteemi kuritarvitamise vastu seista. Kui see on kontrolli mehhanism, siis varem või hiljem laieneb selle kasutusala. Alustatakse laste kaitsmisest, siis pornograafia, siis sotsiaalmeedia, siis uudised, siis otsingud, siis pangandus, siis töö, siis ühistransport. Ja ühel hetkel ei räägi me enam mugavusest, vaid sellest, kas inimene saab ühiskonnas normaalselt osaleda või mitte. Kõige häirivam ongi see, et suur osa avalikust debatist jääb väga pinnapealseks. Ühel pool öeldakse mõelge laste peale, teisel pool öeldakse, et see on vandenõu. Aga tegelik küsimus on palju praktilisem. Millised piirangud on süsteemile seatud? Kes andmeid hoiab? Kes neid auditeerib? Mis juhtub lekke korral? Kas inimene saab oma andmeid kustutada? Kas süsteemi kaudu saab kedagi poliitiliselt või sotsiaalselt karistada? Kas platvormid võivad ühiselt inimese välja lülitada või siis kustutada? Kas riik võib inimese ID märgistada nii, et ta ei pääse enam digitaalsesse avalikusse ruumi? Need on küsimused, millele peaks enne vastama. Mitte pärast seda, kui süsteem juba käigus, siis kui infrastruktuur on üles ehitatud
siis seda juba kasutatakse. Ja kui süsteem võimaldab kontrolli laiendada, siis varem või hiljem leidub kriis, skandaal või moraalne paanika, mille abil seda tehakse. Täna on põhjus lapsed, homme on põhjus vihakõne, ülehomme on valeinfo, siis terrorism, siis finantskuritegu ja iga kord kõlab argument mõistlikult, sest iga probleem on päriselt olemas. Lastekaitse on päris teema, terrorism on päris teema, pettused on päris teema, valeinfo on päris teema. Aga küsimus ei ole selles, kas probleem on olemas. Küsimus on selles, kas lahendus annab riigile ja eraettevõttele liiga palju võimu tavalise inimese üle. Kui vastus on jah, siis peaksime vähemalt korraks pidurit hajutama, mitte sellepärast, et tehnoloogia oleks halb, vaid sellepärast, et võim, mis on kord loodud, ei jää tavaliselt kasutamata. Ja kui me ehitame maailma, kus igal kodanikul peab olema digitaalne luba, et kasutada internetti, panka, avalikke teenuseid ja võib-olla ühel hetkel ka liikluses osalemiseks, siis me ei peaks seda tegema lihtsalt sellepärast, keegi ütles kunagi ammu, et teeme seda lastekaitse pärast. See on liiga suur hind, et seda müüa ühe emotsionaalse loosungiga. Võib-olla me saame seal maailmas ilusti hakkama, saame elada. Inimesed elavad ka väga kontrollitud ühiskondades, nagu Hiinas. Rongid sõidavad, toit jõuab kohale, arved on makstud, elu läheb edasi. Aga see ei tähenda, et see oleks parim maailm, mille me saaksime ehitada. Meil võiks olla parem eesmärk kui lihtsalt hästi toimiv digitaalne puur. Ma arvan, sellest piisab.